filminud, aga peale 3 nädalat me oleme enam-vähem kõik terved. Mina veel olen siuke kõige mitte parem ja vaadake miniauto, aga teised on kõik terved. Nii et mina saan peale 3 nädalat tööle kontorisse. Halleluuja! Ma ei jõua ära oodata, see tundub lihtsalt nagu väga tore. Ja eelmisel nädalal ma ei jõudnud kooli ka, sest ma olin nagu, ma ei mäleta, millal ma nii haige oleks olnud. Nagu nii pikalt, terve nädal aega ma olin täiesti intensiivselt lihtsalt nagu nii haige, et ma, nagu tavaliselt inimestel on paar päeva. Eile oli esimene päev, kus mul oli siuke inimlik olla ja täna on juba ka siuke köha ja mingi kerge nohu on, aga eks see võtab kauem aega. Aga hommikud on nagu ikka väga kiired, miskit pole muutunud selles osas ja me jõuame kohe laste juurde ja siis plikad lasteaeda ja siis ruttu koju tagasi riidesse, tööasjad kokku ja tööle. Tere vlog! Ma kõnnin töölt koju. Kell on mingi 2 läbi natuke ja ma mõtlesin, et ma tulen töö ajal lõunast koju kodukontorit edasi tegema. Ootan mingised vastused ära. Ja siis saan panna tüdrukute trenni asjad kokku, enda trenni asjad, enda kooli asjad, õhtusöögi valmis teha. Sest homme on pikk päev. Nii et ja ühtlasi, kuna on ilus ilm, siis ma mõtlesin katsetada, et kui kiiresti ma jalutan töölt koju. Ma hakkasin kell 2 tulema, kell on mingi veerand, nii et vaatame, mis kell ma koju jõuan. Ilm on nagu nii soe, ma olen näost nii punane, sest mul on nii palav. Nii, ma olen kodust tagasi, jõudsin koju. Ja ma tulin kuskil 25 minutit, umbes täpselt midagi siukest jala ja ma olen täiesti higine ja läbimärg, sest õues on nii palav ja mu kott oli nii raske. Aga nüüd ma sean oma kontori siia köögilaua taha, siis ma saan teha õhtuks söögi lastele, panna trenni asjad kokku kõikidele, ise süüa ja siis ja tööd teha. Nii et vaatame siis. Taas siit köögist. Mul sai toit valmis. Keetsin makarone. Hakkisin lastevõrsti jäägi ära, mis mul oli kapis. Et Hennu saab õhtul neile praadida kokku nad, sest nad on mingid täielikud makaroni sõltlased. Ja meile tegin ahjus kartulid, peeti, siis mul oli mingi kanašnitsel maisikattega ja siis tegin feta, rukkola, tomati, salati kõrvale. Sõin ise ära, homme lõuna on mul olemas seega ja toidu pärast siis täna enam muretsema ei pea ega homme lõunani. Nii, laste trenni asjad on mul kokku pandud, tööasju on tehtud. Kell ongi 4 ja emmal hakkab tunni aja pärast trenn, nii et ma pean panema enda kooli ja enda trenni asjad kokku. Ja siis varsti lasteaeda kimama, emma trenni viima, siis vaatame, Hennu vist viskab mu teistega kooli ära ja siis läheb Noora trenni ja emma tuleb ära ja niimoodi see päev meil kulgeb. Nii et ja, kuigi peale söömist nüüd tuli küll räme väsimus, et tõmbaks magama ära. Sest öösel ma väga hästi ei maganud, aga ja, ma arvan, et see läheb varsti üle.
Ja ma tahtsin näidata. Ma otsisin oma selle suure välja 2-liitrise vee, sest ma olen üli halb veejooja. Ja vähemalt siis mul on kogu aeg silme ees ja mul on nagu eesmärk, et see tuleb nagu õhtu lõpuks põhimõtteliselt kõik ära juua, et mingi väike törts võib ainult sisse jääda. Et ma endaga nagu nii karm ei ole, et kohe 2 liitrit päevas. Siuke 1,5 võiks minimaalselt, aga ja proovime 2. Eriti kui on nagu trennipäevad nagu täna, siis võiks 2 jõuda. Sest ma olen nagu nii halb veejooja, ma võiks mingi nädal aega vabalt olla, et ma ei joo vett, vaid igast muud jama sisse. Ma nagu tõesti olen tohutult halb selle, siis ma tean. Nii et siis ma nüüd lähen seda teed pidi, et ma jälle tassin oma seda 2-liitrist tünni kaasas ja sunnin ennast lihtsalt jooma. Vot. Aga hakkan toimetama, sest muidu ma ei jõua emmat trenni viia. Hakkad? Ega sa ennast ebamugavalt ei tunne abiga? Nad lubasid selle otsuse ju teha, et nad räägivad enne postjaga. Me lähme siis nüüd tüdrukutele järgi. Seal mööda tube ja otsin, et kus nad koos. Kuidas sa muidu neid lugusid mida tood? Aga väga huvitav. Igastas me läheme siis tüdrukutele lasteaeda järgi ja Hennu jääb nii kaua lasteaeda, tüdrukud saavad mängida, kuni ma viin emma trenni, et me tuleme lasteaeda tagasi. Ja siis lähen mina kooli. Ise alles olin haige, teist päeva parem olla. Ja Käti, kuidas sa oled peale trenni? Kõri paljas, aga õues on nii soe ja peale trenni on nii mõnus. Ja kell on mingi 12:30 läbi. Ja ma kõnnin koju ja vot ma olen surmväsinud. Nii et koju magama. Ja homme tuleb jälle üks pikk päev. Tere hommikust! Aga see ei aita. Kell on, ma ei teagi, 7:45 varsti. Sõidame lasteaeda. Ja väga väsinud on olla. Saski ärkas mingi 5:40 ja tema läheb mängima. Ebanormaalne. Ja tõuks ja ma ei tea, ma ärkasin nii jõhkralt, nagu ma ärkasin üles ja mul on kõht nii tühi, nagu ma ei tea, eilne trenn ja kuidagi, et ma eile normaalselt sõin, mitte ei snäkkinud hullult palju päeval. Siis nüüd on ja vaadake, aga ei ole. Igastahes siis kõht on väga tühi ja äkki ma jõuan kodus teha pudru. Nii et vaatame. Praegult lähme viime need junsud kõik lasteaeda siis ükshaaval. Lähme. Tere vlog! Käisin just Küüntes ja nüüd liigun siis Trissu ja vist pean seal tegema oma selle koolitunni ka Skype'is või kuskil ära. Ja siis lähen teen nabaneedi ära ja siis lähen koju ja vaatame, mis siis edasi õhtupoolik toob. Päris mõnus päike on. Tšau! Ära suud vastu pane. Tere vlog! Tegin oma nabaneedi ära ja käisime veel tasakesti. Käisin, kus ma käisin, kodus käisin.
ei, me veel ei lähe. Ja me veel ei lähe kuskile. Ja nüüd tulime siia mängukale, kuna ilm on nii ilus tüdrukutega. Kohe, kui ma koju jõudsin, issi läks trenni. Me mängime siin, sõidame tõuksidega veits, kell vist hakkab 8 saama. Ja siis varsti lähme koju, sööme, peseme ja magama. Ja nagu nimme, nagu alati siis, kui teised plikad on ka väiksed olnud, siis mängukale tulime, ennem käisime toas vetsus ära ja siis Saske teatab mulle, et temal on kakahäda. Mis sa teed siis, kui sõidad laevaga, ja? Mis sa siis teed, kui väike tahab kakada? Üksi ei lase ju. Mine lase liugu. Tasakesti tüdrukud. Abikaasa. Kaasaabi. Vaata nüüd, näita oma ilusat näolappi Eesti inimestele. Lükka või pane jalad peale. Hei. Mis see oli? Oota, Saski jalad peale. Emme ei saa keerata muidu. Tere, vlog. Me käisime lastes ära. Ma pidin sealt tõuksiga minema või jala. Mu juuksed. Emme ei oskagi vasaku käega hästi, ma võin öelda. Aga suured tahtsid veel mängida ja ei lähegi trenni. Nii et siis me läheme koju, enne võtab auto ikkagi. Ja siis nad viivad mu kooli ja siis lähevad suurtele järgi. Nii et koolist koju, käisin poest ka läbi, siin paari päeva mingi hommikuks lastele ja söögiasjad ja nüüd lähen koju mingi 9. Päris külmaks läks õhtu, mis on juuksekarv silmas. Nii et ja suht väsinud ka. Ja täna on 3 päeva õhtu, nii et 2 päeva veel, siis on see nädal läbi, järgmine nädal ja järgmine päev. Homme, oh my god. Homme on viimane koolinädal õnneks. Siis on kooliga ka ühel pool. Vaadake, mida see vend seal teeb. Tulen koju ja mida ma näen? Mida ma näen? Noorakene ronib ja otsib endale magusat. Mis ta sealt leiab siis? Oo, krõbinad. Loodame, et ta sealt nüüd alla ei kuku. Vaatas siia ka ei näinud. Ja nagu poleks keegi kapis käinud. Halleluja. Tasakesti, Saske teisi saa. Pese ilusti Saske ära. See on Noora ja tere, vlog. Ma olen kodus tagasi töölt ja kell on 3:30. Mul on veel kodus arvuti lahti, aga see, et me niimoodi kogu aeg oleme kõik tööl, koolis, trennides, siis see tähendab seda, et meie kodunädalaga kuhjub lihtsalt nii jõhkralt igast jamadega ja õhtul üldiselt ma jään laste kõrval magama ja mul ei ole aega
nii et jah, tavaliselt ma teen seda nädala lõpupoole, koristan ja sihuke, muidugi ma üritan nädala sees ka, kui kooli näiteks ei ole, aga kui on mingid täisnädalad. Aga see nädal on üldse kuidagi jube intensiivne olnud, tööl oli täna ühes kohas teise käimine põhimõtteliselt ja sai päris palju uusi asju jälle, mis oli üliäge. Aga nüüd ma olen kodus, kell on 3:30, mul hakkab 5:45 kool, ma pean koolis tegema homse või noh, ma pean ära lõpetama oma arvestuse mahuka töö, et siis see tuleb homme õpetajale hiljemalt ära saata. Nii et ma hakkan seda, ma proovin kodus teha, sest õhtul on trenni peale, trenni ma kindlasti enam ei jaksa mingi kell 11 seda teha. Ja homme ma teen lõunani kodukontorit ja peale seda ma lähen ühele kohtumisele ja peale seda ma pean poes käima ja enne seda või noh, selle poes käimise kõik ajal ma pean käima oma ämmale ostma kingituse ära, kundima need asjad lõpuni, siis minema käima poes, tooma koju mingit sööki, jooki, snäkki ja tellima söögi, sest õhtul on minu sünnipäeva tähistamine minu pere poolega, sest mul on esmaspäeval sünnipäev ja siis kodupäeva korda teha, nii et hetkel mul on tööasjad nagu joone peal, kõik on siuke tehtud, nii et siis ma olen kättesaadav, kui on mingi asi, et ma saan kohe jooksvalt teha, ma üritan hakata õhtuks süüa tegema lastele ja Hinnule ning siis koristama enne kui ma pean minema lastele järgi ja kooli, nii et ma üritan hästi kiire selles olla. See on nii nõme. Perevlog. Me lähme lastele järgi. Ja. Okay. Mida sa vaatad järgi? Aga igastahes ma mingi full väsin nüüd. Ma sain toidu valmis ja 1000 korda. Aga nüüd ma lihtsalt jääks hea meelega magama. Ma olen lihtsalt nagu nii väsinud. Aga ma pean koolis uude ainesse süvenema, meil on mingi uus asi täna hakkab ja ma pean jõudma homse sellega tehtud. Ja siis veel õhtul trenni. Ja vaatame, lähme toome kõigepealt tüdrukud ära ja siis nad viivad mu kooli, siis lähevad koju. Perevlog. Ma ütleks, et ilm keeras küll mingi totaalselt ära. Või vihma sajab. Aga ma käisin koolist trenni. Kuigi ma ei tea, ma väsisin nagu reaalselt nii ära. Koolis oli kõige suht raske, siis ma pidin tegema veel mingit kujundust, mingit asja mõtlema. Ja siis ma ikka pikalt lihtsalt istusin ja mõtlesin, et ma ei jaksa. Lõpuks tegin ära ja siis tulin tulema. Nii et ja nüüd siis lähen jala koolist trenni. Saaks samme ka veits. Ja ei ole sellel ilmal nagu nii suurt häda, et kannatab jalad ja küll soe. Nii et ja võt, ja siis trenn ka veel ära teha. Natuke pushimist ja on tehtud see tänane päev, siis on homme veel ja nädalavahetus. Hommikust viisime just tüdrukud lasteaeda ja no nädala lõpuks siis Hennuga suutsime hommikul ikka riiduga minna ja kõik on väsinud nädalast ja kuidagi väga pingeliseks läheks see olukord lastega.
ja siis ikka ju elad üksteise peal välja ennast, nii et ja. Aga nüüd ma lähen kõnnin poodi, ostan õhtuseks sündmuseks mingid asjad ära, et pärast ei läheks kiireks. Ja mul on pudrus suht kõrini, ma olen terve nädala hommikuks pudru söönud. Ja siis võtan mingit võikumaterjali endale kohvi kõrvale. Nii et ja siis koju tööle. Tere vlog. Ma tahaks millegi muuga alustada, kui kogu aeg tere vlog, aga ma ei suuda midagi muud välja mõelda. Ja ma ei tea, igastahes on lõunaaeg, kell on 12. Ma liigun Rokka, sain oma töö mingid kohtumised asjad tehtud ja mul on vaja täna see suur personaliuuringu kodutöö ära saata. Ma pean ennast täiega lihtsalt kuidagi kokku võtma, et see ära teha. Nii et ma lähengi varem oma kohtumisele. Äkki ma siis nagu olen kodust ja igalt poolt väljas, et ma lihtsalt istun ja teen selle ära. Võtan end kokku, siis teen oma kohtumise ära ja siis ma lähen Krissu ämma kingitust ostma. Ja siis ma mõtlengi, et mis ma edasi teen. Et kas ma viin talle selle nüüd peale tööd ära, kui tal on töö peale läbi. Või õhtul, kui me maale lähme. Vaatan, kuidas ajaliselt ja kuidas kõik. Räägin teiste osapooltega läbi. Nii et, ja kuna ma tean, et Maku alati vaatab mu videosi ka, siis palju õnne sünnipäevaks. Ma ei ole talle veel õnne tegelikult soovinud ja seda nimelt. Et teen seda siis, kuna ma tean, et me täna näeme, siis ma teen seda alles siis. Nii et ja, aga see video, seda sa näed alles siis, kui see sünnipäev on ära olnud juba, nii et siis. Aga ja, nii et nüüd kimame ja päris okei ilm, tuul on päris kõva, aga ma mõtlesin kogu aeg, mida ma selga panen. Lõpuks tulin ikka tagiga. Arvisin küll, et külm hakkab, aga ei, täiesti ok. Nii et, jep. Tere taas. Ma olen vahepeal oma tiirud ära käinud. Ja lõpuks pika otsimise peale sain sobivad doosid ka. Ma olen nii väsinud juba. Ja aeg täiega mängib minu kahjuks. Ma jõuan kohe ämma juurde, õnnitlen ta ära. Ja siis lähen taksoga ruttu koju, et koristada. Tellisin vahepeal omale õhtuks pitsad ja mingid asjad ära teistele. Ja mul on vaja poes käia, et kook osta. Lapsed on vaja ära tuua. Mul on see personaliuuring jätkuvalt kirjutamata. Mul on mingi veerand tehtud. Nii et ma ei tea, kuidas ma seda täna õhtul 0-0-iks ennem ära esitan. Aga eks näis äkki maale sõites õhtul hilja seal autos või ma ei kujuta ette. Igastahes nüüd siis ruttu ühte kohta, siis ruttu teise kohta, siis ruttu kolmandasse kohta, siis ruttu neljandasse kohta ja siis saab veits äkki hingata.